Täna ma tahaksin natuke sellest viljast rääkida ja vaatame, kuidas see õhtu meil täna lõpeb. Võib-olla siis täna ka siin joodame uued inimesed täis kõik siin. No vaatame, mis jumal teeb, eks ole. Ega seda ei tea kunagi. Ja, aga et kui sa räägid, et kui Relika rääkis, et tore oli käia ja jumal vabastas, et see on ka tegelikult üks vili, eks ole, mida ei saa inimene nagu ise esile kutsuda. Et kui me räägime, ütleme nii, et paljud inimesed loevad piiblit ja siis nad loevadki niimoodi realt, et püha vaimu vili on see, eks ole, et on lahkus, kannatlikkus, kõik pikk meel, eks ole, ja siis armastuse ülistus on ju, et kõik ta sallib ja annab andeks kõik ja talub kõik. Et me teame neid kirjakohti kõiki, kes me oleme kristlased, kus on siis öeldud, et mida siis nii-öelda peaks nagu püha vaimu vili ja armastuse vili esile tooma endas. Me peame olema siis igatepidi kannatlikud ja pika meelega ja järritu ja ägestu ja ei sõima ja ei karju ja sellised asjad. Aga see on see, mida me loeme välja niimoodi rida-realt. Aga minu elus hakkasid paljud asjad, ütleme, selgemaks saama või kuidagi muutuma siis, kui ma hakkasin nägema ühel hetkel seal ridade tagant midagi, mida tegelikult püha vaim tahtis öelda nende asjade kaudu. Ja need asjad on palju sügavamad, see ei ole ainult see, et sa loed nagu rida-realt. Et näiteks me võime küll vuristada ette need püha vaimu vilja ja see käib ka ilmingute kohta, profeteeringute kohta üldse, kui jumala vaim liigub, kuidas me läbi katsume. Me võime igast asju üles vuristada, et meil peab rahu olema ja rõõm ja nii edasi. Aga ma ei tea, kui palju teie sellest teate, parem võib-olla kui te ei tea, aga maailmas on igasugustes ususektides ka täpselt selliseid asju väga tihti, kus nad kogevad erinevalt siis mingit rahu või kannatlikkust või mingeid selliseid asju. Et seda on tegelikult võimalik ka oma sellise liha alistamise ja hinge alistamisega ka esile tuua, kui sa väga tahad mingisugustes meditatsioonides ja nii. Aga on teatud viljad, mida mitte keegi ei saa mitte kunagi esile tuua ilma püha vaimuta. Et me oleme nõus, et ka maailma inimene üldse, kes ei tunne Kristust, võib olla tore inimene. Ta võib olla rahulik, ma tean väga palju selliseid inimesi, kes ei tunne üldse Kristust, aga tal on nagu hea iseloom ja head geenid ja hea lastetuba võib olla ja teda hästi kasvatatud ja korralik ja viisakas. Ja ta on nii lahke. Ma imetlesin ühte Hollywoodi näitlejat, kui tema mängis ühte kristlast, ma mõtlesin, et ta on päästetud. See tuli nii ehtsalt välja, et pärast ma kuulsin, et ta pole üldse kristlane, ta pole päästetud, oskas nii hästi näitleda seda, eks ole, oli kuskilt õppinud. Et ütleme, maailma inimene võib ka oma loomult olla hea iseloomuga, rahulik, pika meelega, armastust täis. Minu isa poole vanaema oli näiteks selline oma loomult, on ju. Ja ma ei tea kunagi, et ta oleks Kristuse juurde tulnud. Aga on vili, mida ei saa kunagi mitte keegi järgi matkida, ei saa hingeliselt ega lihalikult esile tuua. Ja need viljad, Relika tegi natukene sissejuhatust, täpselt sellele just, mis ma tahtsin rääkida. Need viljad ei ole kirjas piiblis niimoodi, et punkt 1, punkt 2, punkt 3, järgmine lehekülg, võtan jälle järgmised punktid, teen endale spikri sellest. Need ei ole, sa pead lugema ridade vahelt, sa pead vaatama kogu konteksti. Ja see vili on see, et see juhib sind alati lähemale Kristusele. See ilmutab sulle Jeesust, see toob lähemale sind Kristusele, see annab sulle nälja Jumala järgi, see annab nälja Jumala sõna järgi. Kui apostlid, jüngrid, Jeesuse nii-öelda kaaskannatajad said ristitud esimest korda püha vaimuga, siis me näeme, kui totaalselt need inimesed muutusid pärast seda, kui nad olid saanud täis püha vaimu. Nendel esiteks, seda me rääksime eelmine kord ka, et tekkis see julgus, mida meil tihti ei ole ilma püha vaimuta. Me ei julge kõikidele inimestele võib-olla rääkida seda, mis me peaksime rääkima. Et kui sa lähed inimlikult ja hingelise kristlasena, lähed kellegi juurde ja patsutad õlale ja ütled, et Jeesus on nii hea, on ju, armastab sind, suri sinu eest, tulge meie paati üle, tulge meie kogudusse või kuhu iganes neid kutsutakse, nii tore. See on ka hea sõnum, see on hea sõnum. Ma absoluutselt ei vaidle vastu sellele. Aga kui sa puudutad inimest
või ütleme, kui sa näed, et Jumal puudutab inimest tõeliselt ja ta saab täis püha vaimu, siis ei olegi teinekord enam sõnu väga palju vaja, vaid sa näed, et inimene hakkab järsku tõmbuma Jumala asjade poole. Ta ennem oli võib-olla selline, pühapäeva kristlane, nagu öeldakse, et mõni kord natukene loen peatükk päevas või 2 salmi päevas, et ma olen selline korralik kristlane, ma täidan võib-olla mingisuguseid reegleid, täidan mingeid asju, mida ma olen harjunud täitma ja ma arvangi, et see teebki minust sellise hea kristlase. Aga kui sa saad tegelikult pühavaimu täis, siis sa näed, et midagi täielikult hakkab sinu elus muutuma ja see kõik on Kristuse keskne. See kõik hakkab sind igatepidi Kristusele lähema tõmbama. Esiteks tekib sul nälg Jumala sõna järgi. Seda lihas on väga raske välja ponnistada. Et ma pean ju lugema piiblit iga päev. Peab ju lugema. Kuidas ma olen ära langenud, kui ma ei loe, eks ole. Loen siis, mis siis, et mul mõtted lähevad mujale, mis ma poest ostan pärast ja mis mul koristamata jäi ja mis ma rohin, mis keegi mõtleb. Me teame seda, et kõige parem uni tuleb siis, kui sa hakkad õhtul piiblit lugema voodis, eks ole. Kui ennem ei ole und, siis tuleb kindlasti, eks. Mitte, et ta igav oleks, aga ta on raske raamat. Ta ei ole kerge raamat, ta ei ole selline raamat, et sa loed seda lehekülgede kaupa ja hästi kerge. Ta on raske raamat, eks. Ja ta ei ole mõeldudki niimoodi lugemiseks. Ja see on see, kuidas me hingeliselt ja lihast teeme. Aga kui sa pühavaimu täis oled, siis sul tekib see nälg. Sa tunned kohe, sa tahad, sa ootad juba, et sa saaks istuda maha, sa tahad lugeda, sa ei suuda lõpetada enam, sa tahad rohkem. See on see püha vaimuvili, number 1. Ma ei räägi tähtsuse järjekorrast, need on kõik ühtemoodi tähtsad. Aga ma lihtsalt nagu mingil määral nagu selekteerin need asjad. Et seda ei ole niimoodi kirjas. Seda ei ole piiblis otseselt kirjas, et kui sa saad püha vaimu täis, siis sa tahad Jumala sõna lugeda. See on see, mida sa pead ise kontekstist välja lugema ja aru saama, mis on tegelik vili, kui Jumala vaim sind täidab. Kui sul tekib selle tagajärjel suurem igatsus Jumala järgi, tema tundmise järgi, Jumala sõna lugemise järgi, kõik selline asi, mis nii-öelda Jumalat sulle igatepidi lähedasemaks teeb, siis seda vilja ei saa mitte ükski selle maailma nii-öelda sekt või religioon esile tuua mitte kunagi. Seda ei saa. Sul võib tekkida huvi vaimu maailma vastu. Sind hakkab vaimu maailma huvitama, aga sul ei teki kunagi huvi Jumala sõna järgi, Jumala läheduse järgi, igatsuse järgi. Teine asi on siis see, sul ei teki samastumist Jumala südamega, kui sa ei ole täis püha vaimu. Et me eelmine kord rääksime sellest joomisest, kuidas ma ei suutnud öelda välja midagi sellistele konservatiivsetele kristlastele, ennem kui Jumal täitis meid nii tugevalt püha vaimuga, et ma suutsin üldse öelda seda, sest ma ei suudaks muidu öeldaks. Nii et see teine punkt ongi siis see, et me hakkame järjest rohkem samastuma Jumala südamega, Jumala loomusega. Selles mõttes Jumala loomusega, et see, mida Jumal tegelikult tahab, tuleb sinu südamesse järjest rohkem. Et kui sa muidu tahad selle maailma asju rohkem, eks ole, tavaline inimene tahab selle maailma asju, kõik see, mida see maailm nagu pakub, isegi kui sa kristlane oled, ikkagi huvitavad ja tõmbavad kõige rohkem võib-olla ikkagi mingid muud asjad. Aga ma ei mõtle mingid patuasju, aga lihtsalt selle maailma elu nii-öelda, eks ole. Igasugused huvitavad võib-olla mingid üritused ja asjad, aga kui see Jumala loomus hakkab sinul esile tulema, mis sul siis tekib? Mis tekkis nendel inimestel, kes said esimest korda 4 pühipäeval püha vaimuga ristitud? Mis neil tekkis? Neil tekkis tohutu vastavandumatu soov kuulutada evangeeliumi teistele ja viia see hea sõnum kõikidele teistele, viia see rahvastele, viia see erinevatele gruppidele, isegi riskides oma eluga. See elu ei olnud enam, see oma elu ei olnud enam nii tähtis. Tähtis oli see, et ühel päeval sind hästi seal vastu võetakse. Mitte see, kuidas sa siin nii-öelda inimestele paistad. Ja nendel tekkis nii-öelda see valu patuste pärast. See valu, et inimesed lähevad hukka tegelikult ilma Kristuseta. Et see, ma tean, et me kõik oleme kuulutanud evangeeliumi ja käinud kuskil, aga see on nagu erinev. Kas sa lähed selle pärast, et meil on ju vaja minna evangeeliumi kuulutama, või sa lähed selle pärast, et su sees on üks valu nende inimeste pärast, kes hukkuvad. Sa armastad neid inimesi tegelikult Kristuse armastusega. Ma olen nõus, me ei saa armastada kõiki inimesi lihtsalt lihalikult, me ei saa armastada kõiki inimesi, eks ole. Aga sa saad armastada inimesi
Kristuse silmade läbi, Kristuse südame läbi. Ja kui sa saad täis püha vaimu, siis järjest rohkem see ei ole, et sa pead minema. Et noh, ma pean ju talle kuulutama. Ei, sa ei pea talle kuulutama. Sa pead tahtma talle kuulutada Jumala vaimus, sellepärast, et Kristus suri kõikide nende inimeste eest. Ta suri kõikide nende inimeste eest, ta on maksnud hinna. Ja siis, kui mina olin tookord seal kuskil üleval, ma ei tea, kus ma olin täpselt, aga igal ma olin Kristusega koos. Et selles mõttes, kui mina seal temaga kohtusin Kristusega tookord, see minu tunnistus, eks ole, millest vist ka Reelika rääkis, siis ma sain nagu aru, et kõige hullem asi, mis siin maa peal üldse saab olla, on see, et mitte keegi ei räägi sellest. Mitte keegi ei räägi sellest, kui imeilus paik on seal üleval olemas, kus on selline armastus, kus on selline ülistus, kus on selline Jumala ligiolu, et see on kirjeldamatu lihtsalt. Ja kõik elavad oma igavast elu, käivad siin koolis, see on ka vajalik, loomulikult me peame seda tegema. Aga keegi ei teagi, et tegelikult on olemas selline paik. Ja vaata, kui sa sellest aru saad, kui sa saad ilmutuse sellest, et Kristus nutab piltlikult iga inimese pärast. Ma ei kujuta ette, ma ei hakka siin spekuleerima, aga kui palju kordades rohkem, kui sina hoolid oma perest või oma lastest, kes on meile kõige kallimad, eks ole. Et kui me teame, et meie lapsed on meile kõige kallimad, meie lähedased on meile kõige kallimad, eks ole, siis see on ka lihtsalt inimlik perekondlik suhe, mis meil on. Aga Kristus suri inimeste pärast, mis tema süda tunneb, kui ta näeb, et tema ohvrit ei peeta miskiks. Sellepärast, et ei ole olnud piisavalt, kes ma ei süüdista praegu, ma räägin sellest põhimõttest, et kui tema ju näeb seda, kui paljud inimesed hukkuvad iga päev, ilma, et nad oleks kuulnud üldse evangeeliumit kunagi. Nii et see mitte kohustus, et sa pead, vaid see armastus, see valu, see ilmutuslik arusaamine, mis Kristus tegelikult tunneb, tuleb siis sinu sisse, kui sa püha vaimu täis saad. Ennem seda on see, et sa pead seda tegema. Seepärast on nii on kombeks. Sa pead käima kirikus. Sest nii on kombeks. Sa pead käima sellepärast, et niimoodi kõik käivad. Sa pead käima sellepärast. Ma ei räägi kirikus, ma räägin üleüldisest osadusest. Eks. Aga kui sa oled Jumala vaimu, siis sind hakkab tõmbama. Sa ei pea. Sind hakkab tõmbama sinna, kus on püha vaima. See ei ole see, et keegi ajab sind kaikaga. No mõnikord on vaja ka võib-olla. Aga ütleme, sind hakkab tõmbama sinna. Sind hakkavad tõmbama need asjad, mis on taevased asjad. Sa hakkad mõistma järjest rohkem, et varandus on tegelikult taevas. Ma rääksin teile ükskord selle tunnistuse, kuidas ma nägin unes, et ma olin taevas. Mul oli seal väga suur maja, täiesti pahteldamisjärgus. See polnud üldse tapeeti, mitte midagi olnud. Jube koht, selles mõttes, mitte jube koht, aga ta oli pooleli kõik. Siis kujutad ette, et sa lähed, kõik punane vaip, eks ole, vipp tuleb, on ju, lõpuks taevaarad sisse, on ju. Ja ma näen, et see on tohutult suur maja, seal on niimoodi, et ma isegi näinud, kus need seinad lõpevad või algavad. Aga kõik oli nagu alles, kes on ehitusel käinud kas või korra elus, see seina alguses need augud pahteldatakse, nii. Kõik oli siuke pahteldamisjärgus alles, et seal ei ongi nagu üldse valmis need asjad. Ja siis mulle näidati minu maiskodu, kus ma reaalselt nagu elasin sel hetkel ja kus ma just olin teinud ära väga hea omarust remondi ja raisanud sinna kõik raha, mis ma pangas sain, eks ole, ja puudu tuli ka veel hulganisti. Ja siis näidati mul seda maiskodu ja ütles, et vaata, kuidas sa pingutad selle maise kodu nimel. Et ma käisin, ma ei tea, 2 kuud poes kahelplaate valimas, no ükski ei kõlvanud, ikka ei olnud piisavalt hea. Jälle järgmisesse kohta, et saaks selle kodu, mida sa unistad, eks ole. Ja lõpuks ma siis sain justkui ja siis näidatakse, et see, kui ma selles unenäos nagu olin, siis öeldi, et kui palju sa investeerid ja kulutad oma aega, energiat selle peale, mis on siin maa peal, kus sa elad üürikese aja. Aga see, kus sa igavesti veedad, see on nagu see, et küll siis jõuab, on ju. Et see ei ole tegelikult nii. Et me peaksime nagu aru saama, et see kõik tuleb meie sisse, kui me oleme täis püha vaimu. Selleks ongi nii vajalik kogu aeg palvetada, et me oleksime täis püha vaimu, et me võtaksime vastu, et me oleksime nii-öelda avatud temale, sellepärast, et
kui ma nüüd veel kord ütlen uuesti selle lause, kui me ei ole täis püha vaimu, siis me teeme neid samu asju, aga me teeme neid, et me peame neid asju tegema. See on nagu sihuke hingeline tasand, et peab ju tegema. Lähme evangeeliumi kuulutama, siis peab minema. Lähme traktaati jagama, siis peab minema. Lähme kuskile ülistama, siis peab minema. Aga siis sa tahad minna, sa ootad, sa ei jõua ära oodata, mille sa saaksid seda teha, mis jumal muidugi, ega me ei pea kõike tegema kõik, eks ole. Nii et selles mõttes, kui me kuulsime siin ennem tunnistust, kuidas käed hakkasid surisema, siis see on ilmselge märk, et Jumala vaim oli kohal, Jumala vaim andis märku, ma ei tohi seda nime nüüd siin nimetada praegu, ma lubasin talle, aga et Jumala vaim andis märku, et ta on kohal ja ta tahab selle kaudu nii-öelda õpetada ja näidata, mismoodi ta tahab konkreetset inimest edasi kasutada, nii et see on hästi oluline. Ma loen ühe kirjakoha ka, aga ma tahtsin ennem nagu sellest viljast veel nagu öelda seda, et see on ükskõik, kas me katsume prohveteeringuid läbi, kas me katsume enda sees läbi püha vaimu tunnetust, kas me katsume teise inimese sees, kui ta meile sõnumi annab, me peame kõik aru saama, et see vili, isegi võib-olla ülejärgmine päev hakkab see avalduma, peab meid tooma lähemale Kristusele. See peab tõmbama, see peab hakkama midagi tõmbama meie sees. Ükskõik, mis asi see siis on või mismoodi see on, et see on nagu kõige tähtsam läbikatsumise asi üldse. Kas see sõnum oli ühtepidi või teistpidi, aga kui ta austab Jeesus, kui ta tõmbab sind Jeesuse tagasi, kui sa näed oma elus vilju, et sa tahad rohkem, kui sa ennem tahtsid, sa tahad rohkem Jumala sõna lugeda, sa tahad rohkem palvetada, sul on need head osadusajad Jumalaga, siis see on see vili, mida kurat ei saa mitte kunagi matkida. Tema ei saa seda järgi teha. Et me võime inimlikud igast asju, me võime tohutult hästi kõneleda ja olla muidu ka ilusad ja meeldivad inimesed igatepidi, aga see on ka kõik see, mida Hollywoodi näitleja, keda ma arvasin, et ta päästetud sai, ma arvasin isegi, et Shrek sai päästetud, sellepärast, et see laul nii ilus selles Halleluuja, selles Shreki filmi, ma pole kunagi seda vaadanud ise, siis ma küsisin, see nii ilus laul, tahtsin Shreki filmist. Ma ütlesin, et kas sa sai päästetud nii ilus laul Halleluuja? Ta ütles, jaa, tõenäoliselt sai küll Shrek ka päästetud, eks ole. Kuigi ma ei ole näinud, pärast tuli välja, et see on multikas tegelikult, see on animafilm on ju. Siis mul oli nagu vaja ennast natuke nagu harida selle koha pealt. Aga võib-olla sai ka päästetud, ega teda tea, eks ole. Nii et ma loeksin ühe kirjakoha, mis on nagu hästi imeline. Ja imeline on see, et ma isegi näen ilma prillideta lugeda täna millegi pärast. Nii et see on Matteuse 18. peatükk ja tõenäoliselt 19. salm alates. Tõesti, taas ma ütlen teile, kuulake, kui imeline kirjakoht see on. Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal 12 on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu isa käes, kes on taevas. Sest kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. See on nagu vapust, nagu sa nagu süvened sellesse. Kus 2 või 3 on tema nimel koos, seal on tema meie keskel. Ja ta ütleb, et tõesti, mida te iganes palute, kui te olete ühel meelel, te peate ühel meelel olema, siis see sünnib teile. Minu isa annab seda meile taevast, kui me teda palume. Meil ei ole vaja 100 inimest, meil on vaja 2-3 inimest. Et tegelikult asjad sünniks, mida Jumal tahab anda. Jumal tahab tuua oma kuningriigi siia maa peale, sest see kuningriik on meie sees, ta ütles. See ei ole kuskil, et me peaksime seda otsima, see on meie sees. Aga miks ei tule siis välja nii tihti meie seest? Miks me peame teinekord palvetama, võib-olla ma ei tea, mitu aastat mingi asja pärast ja me ei näe mingisuguseid tulemusi. Sellepärast, et Johannese 10:10 ütleb, mida? Kurat, varas, ehk siis kurat, ei ole tulnud muu pärast, kui varastama, tapma, hukkama. Ja tema relv on põhiliselt valetamine. Tema valetab. Ta valetab Jumala kohta, ta valetab Jumala sõna kohta. Tema eesmärk on algusest peale olnud see, et moonutada Jumala pilti sinus.
Sellepärast, et kui me näeme kõiki neid imesid tunnustähti Uues Testamendis, siis väga paljudes kohtades on ka kirjutatud, et nad olid kuulnud Jeesusest. Nad olid kuulnud Jeesusest. Mida nad olid kuulnud Jeesusest? Nad olid kuulnud Jeesusest seda, et tema on see, kes tuli vangi vabastama, tema oli see, kes äratab surnud üles, ajab kurvad vaimud välja, teeb haiget terveks ja nii edasi. Tema on see, mitte keegi teine. Nad olid seda kuulnud. Meie päevil, meil on pea igasugust jama täis, sellepärast, et kurat on tahtnud ära varastada, mille? Mis on kõige tähtsam meie jaoks? Meie identiteedi Kristuses. Seda ka otseselt ükski kirja kohta ei ütle, aga see on see, mille nimel ta kogu aeg vaeva näeb. Et meie identiteet oleks mingisuguses staatuses kuskil, kus me oleme või mingis rollis, kus me oleme või mõnes konfessioonis, kus me oleme või kus iganes me oleme. Aga tegelikult meie identiteet peab olema just täpselt see, kus 2 või 3 on tema nimel koos, seal on tema meie keskel. Me peame aru saama, et ükskõik, mis meil lihas või hinges eksime teinekord või asjad lähevad viltu, meie identiteet ei kao mitte kuskil temas. Ja see on see punkt, kui sa oled sellest eemal läinud, kuhu sa pead tulema tagasi selleks, et Jumal saaks hakata sind üles ehitama niimoodi, et sa püsid Kristuses. Väga kerge on tulla korraks tema juurde, käia tal külas, aga ta ütleb, te peate minusse jääma. Te peate jätkuvalt minusse jääma, te peate olema minus kogu aeg. Ja see identiteet ei ole mitte mõistuse tasandil, et ma tean, ma sain üks päev päästetud, nüüd ma olen kogu see liige, maksan hoolega 10% või 20% ja käin mõnikord abiks koristamas ja teen kohvilauda ka. See ei ole see. Need asjad on kõik toredad, mis me teeme ja vajalikud, aga see identiteet peab olema selles, et sa tead, sa tunned, kes ta on. Ta on sinu juures iga päev maailma ajastu otsani oma püha vaimu kaudu, kes elab meis, ütleb Piibel. See on tõotuse. Ta ei ole korraks tulnud, ta ei käi külas, ta ei tulnud sulle ka korraks külla, ta tahab olla sinu juures kogu aeg, ta tahab, et sa kasvad tema tundmises, et sa muutud tema sarnaseks, et sinu nii-öelda maailma identiteet kahaneb. Ja tema identiteet kasvab sinu sees, et sa saad aru, kes sa tegelikult oled temas. Ja siis ei lähe enam korda see, mis on väliselt või keegi, mis sulle liha järgi ütleb või kontrollib sind. Sa pead aru saama sellest, et kui me ei saa täis tema püha vaimu, siis on vaenlasel väga lihtne valetada meile. Ja see viimane punkt, mis ma tahtsin öelda selle vilja kohta, ongi see, et eriti tänapäeval, kui sa ei ole täis püha vaimu, sa ei tunne ära valeprohveteid. Sa ei tunne ära hunte lambanahas, sa ei tunne ära eksiõpetajaid, sa ei tunne ära isegi, kui tulevad metsalise eellased, sa ei tunne seda ära lihtsalt. Sellepärast, et seda sa saad ainult vaimus tunda. Nagu ma eelmine kord ka ütlesin, et lammas, nii-öelda hunt lambanahas väliselt on kõik poliitiliselt korrektne. Ta on täpselt selline, kui ta peaks olema, aga sisemuselt ta ei ole. Nii nagu ma rääkisin lausevaimuga tüdrukust. Kõik oli ilus sõnum, mida see tüdruk ütles Paulusele, et sa oled kõige kõrgema Jumala sulane, kes kuulutab meile õiguse teed, apostlite 16. Ja ometi see oli vale vaimuga juhitud tüdruk, kes ütles täielikku tõtt tegelikult Pauluse kohta. Ma olen seda nii mitu korda rääkinud, aga see on nii huvitav ja tõsine ilmutus tegelikult, kui sa aru saad sellest. Et meie kõik tahaksime, meie kõrvad kõiki sügeleksid selle järgi, et kuulda seda, et keegi ütleb, et sina või sina oled kõige kõrgema Jumala sulane, kes kuulutab õiguse teed, et kui keegi sulle tuleks ja ütleks sellist asja koosolekus, ütleksid halleluuja, ma olen nii õnnelik, et täitsa lõpuks oli minu päev ka lõpuks tulnud, et näed, mina sain ka ära märgitud ja sain tunnustatud ja näed, Jumal ütles mulle, ma olen kõige kõrgema Jumala sulane, halleluuja, amen. Ja siis Paulus ütleb selle kohta, mine välja temas vale vaim, eks lause vaim on ju, ajab välja kurve vaimu hoopis tüdrukust. Et kuri vaim tegelikult lauses kogu aeg tõtt ja ülistas isegi teda, aga see oli vale vaim, ta tundis ära selle vaimus lihtsalt. Ja ma ütlen, et kui meie ei ole täis püha vaimu, kui me ei tee selleks praegu endale kõige esimest asja, kui me ei tee sellest kõige esimest asja endale üldse praegusel hetkel, et me oleksime täis tema vaimu ja täis tema tuld,
siis me ühel hetkel võime olla ise ka eksitatud, me ei saa enam aru, me ei tunneta õigesti, sest sõnumid lähevad järjest ilusamaks. Näiteks seesama Secreti õpetus, ma ei tea, kas see on nüüd Eestimaalt ära kadunud, aga vahepeal hästi palju oli raamatuid müüa. On keegi kuulnud sellest midagi? Miks sina sellest kuulnud oled, huvitav? Nii vaga ja vaimulik poiss. Et mina ei ole seda kunagi nii-öelda propageerinud, aga Inge Vaenlane on samamoodi võtnud ühe sellise ilusa asja, nagu ütleme usuprintsiip piiblist, mis on tegelikult üks väike osakene, eks ole, et kui sa usud, siis sa saad, on ju. Piibel ütleb seda, et uskmatu, see uskmakuse tõttu sai Jeesus kõige vähem imesid teha oma kodukohas, sest nad olid täis uskmatust, on ju. Ja see Secreti õpetus just nimelt on võtnud selle ühe klipi, ta on ka kristlikust kirikust tegelikult välja tulnud, kas just kirikust, aga kristluse kaudu. Ja nüüd kõik muu on jäetud kõrvale ja põhimõtteliselt kuulutatud ennast väikeseks jumalaks, kes siis ütleb, et kui sa oskad visualiseerida ja endale luua üks pilt, seda, mida sa tahad tegelikult saada, siis usu ja see sünnib sulle. Ja niimoodi visualiseeritakse neid pilte ja oma saatuse ja töökohtade ja igasuguste muude asjade kohta, eks ole. Silva meetod oli ennem seda. Ma arvan, et see on ka sellest nagu Jose Silva meetod on jah nagu edasi arenenud, et see Secreti õpetus on nagu üsna sarnane, ma tean küll selles mõttes Silva meetod ka. Et jällegi, et see maailm läheb järjest rohkem võlts Kristuse moodi, ma tahaks öelda. Ja Jeesus ise ütles, et hästi palju valemessed ja valekristuseid hakkab tulema lõpuaegadel, eks ole, kes tegelikult ta ei peagi nimetama ennast ju Kristuseks, sellepärast, et Kristus ei ole ju nimi. Kristus on ju, mis asi? Tiitel, see on võitu, Messias, on nii? See ei ole ju tema nimi. Nii et kui meie arvame, et tulevad valed Jeesused, Jeesus on ta nimi ehk Jeshua, et kui tulevad valed Jeesused, ta ei öelnud seda, ta ütles, et vale Kristused tulevad. See tähendab seda, et tulevad valed Messiad, kes on ka võitud ja kes pakuvad inimestele tegelikult midagi, mis läheb neile peale, mis täidab nende südame igatsused, eks ole, mis kuulutab paremat tulevikku ja et isegi õigeid, kui võimalik, eksitatakse. Isegi nemad võib-olla ei saa aru, aga kuidas sa saad aru, kui sa oled täis püha vaimu? Sest seda ei saa Inge Vaenlane mitte kunagi võltsida. Ta ei saa seda järgi teha. Ta võib väliselt imiteerida, jah. Et ütleme, me siin oleme rääkinud, et püha vaimu ilminguid ka imiteeritakse teinekord, eks ole. Et kui sa pikali ei kuku pühas vaimus, siis siit lükatakse näiteks või naerma ei hakka, siis võime ise ka hoogu juurde anda kuidagi moodi ja äkki tuleb välja. Et see nagu juhtub ka kahjuks mõni kord, aga see ei tähenda seda, et me tõmbame siis kõigile vee peale, ütleme, kõik on vale, kõik on paha, ärme sisse lase. Siis ongi see, et me kardame nii kohutavalt valesid asju, et me õigeid asju ka ei julge sisse lasta. Et see on ka üks väga suur oht, mis tegelikult võib teinekord juhtuda. Aga kuidas sa saad sisse lasta jällegi, kui sa oled täis püha vaimu, sest sa tunned vaimus ära, kui on midagi valesti. Sa hakkad vaimus ära tundma. Nii et ma kordan kiiresti üle. Need püha vaimu viljad, mida mina praegu ette lugesin oma peast, oma sõnadega, ei ole kuskil kirjas piiblis otseselt kirja kohale 1, 2, 3, vaid sa pead selle lugema kogu kontekstis välja. Et kui sa hakkad kogu kontekstis lugema koos Jumala vaimuga, siis sa näed, mis olid tegelikult need muutused, mis tulid jüngrites esile, kui nad said püha vaimuga ristitud. Tohutu julgus, tohutu valu evangeeliumi kuulutada, valmis olek isegi surra evangeeliumi pärast, mida nad ka tegid, eks ole. Et see oli nende jaoks nii tähtis. Et te teate, et see ei ole nagu nii lihtne tegelikult surra kellegi teise eest. Ma ei tea, kui paljud on seda üritanud, aga see ei ole lihtne. Seda sõnades on nagu kerge öelda. Aga kui tegelikult on nagu 2 inimest ja öeldakse, et 11 lastakse maha, et valige kumb, et kas on lihtne öelda, okei, valige mind, eks ole. Kuidas? Ja, et selles mõttes, et see on nagu, et see ongi nagu selline, nagu, see on selline üleloomulik asi, mida ei saa mitte kunagi keegi võltsida järgi.
Seda ei saa ükski vale prohvet esile tuua, seda ei saa vale õpetaja esile tuua, seda ei saa mitte keegi järgi matkida, näidelda, kui ta on hea kõnemees, hea ülistaja. Sa võid olla hea ülistaja ja hea laulja ilma püha vaimuta. Täielikult, eks ole, sa esitad mingid laule, aga võid vist ei ole tegelikult. Ja seda sa tunned ära ainult vaimus. Kui sa liigud hinges, siis sa ei tunne seda võidmist, siis sa mõtled lõppilus laul, kui hästi nad mängivad, on ju. Tohutult ilus, võimas asi on ju. Aga tegelikult ei ole Jumala vaimu seal sees. Tegelikult ei ole seal elu muutvat väge seal sees. Sellega ei tule esile see, mida Jumal tahab selleks päevaks anda. Täpselt samamoodi on jutlustajatega, kes käivad ringi. Kui tema ei kõnele Jumala vaimust, siis tegelikult sellel puudub elu muutev vägi. Sellel ei ole mitte midagi. Sa võid ilusaid sõnu rääkida, aga tegelikult see on lihtsalt ilusad sõnad, eks ole. Nii et see käib absoluutselt iga asja kohta. Ja see kirjakoht, mis ma ette lugesin, et paluge ja olge ühel meelel, see üks meel tulebki selles, kui me oleme täis püha vaimu. See üks meel, me hakkame järjest rohkem aru saama, et me oleme kokku joodetud püha vaimu kaudu. Me oleme temas kokku joodetud, me oleme üheks ihuks kokku joodetud, me oleme kokku toodud, ma ei mõtle meid siin praegu, ma räägin üleüldises mõttes Kristuse ihust. Me oleme kokku toodud Kristuse ihust püha vaimu kaudu, püha vaim on see, kes on tõotanud olla maailma ajast otsani meiega ja selle kaudu hakkame meie selles mõttes aru saama taevastest asjadest, mis tegelikult toimub. Nendest aegadest, millest me praegu elame, nendest eksitajatest, kes on läinud välja, kes võimalikult, vaadake, eksitus ei ole see, mis on täiesti teistsugune piibliga. See pole mingi eksitus. Eksitus on see, mis on tohutult sarnane tõele. Mis võib olla nii sarnane tõele, aga ta ei ole ometi tõde. See on eksitus. Kui tuleb mingi, saibaba on küll surnud, aga ütleme, et tuleb saibaba uhke sisse, tahab mingisugust oma rituaali hakata tegema, see ei ole eksitus, me saame kohe aru, et see on saibaba, eks ole. Või tuleb siit aknast mõni luua seljas, lehvib sisse, tahab hakata siin tarnikut keerutama, me saame aru, et see on ju vale asi, me ei võta seda vastu. Eksitus on selline, mida sa ei saa aru ilma püha vaimuta. See tundubki, see on nii ilus, see on sarnane, see on justkui tõde, aga seal ei ole tegelikult Jumala vaimu. Ja kui ei ole Jumala vaimu, siis ei ole Jumala elu seal sees. Ja kui ei ole Jumala elu, siis tegelikult sina ka ei ela. Sa ei ela, see on üks ise tehtud Jumala riik, mis on tehtud sinu sarnaseks, mitte Jumala sarnaseks. Et Jumal lõi meid oma sarnaseks, oma kuju järgi, aga see võib edasi kanduda meie loomingulisesse, et meie püüame ka Jumalat luua oma näo järgi. Et me püüame selles mõttes ette kujutada Jumalat sellisena, nagu meie inimestena arvame, et ta on. Ja meie püüame palvetada ja vastu võtta tema käest asju nii, nagu meie arvame, et Jumal võiks meile mõnda asja anda, eks ole. Aga see konflikt on tugev. Ma toon ühe tunnistus, ühe näite kunagi. Mõned võib-olla teavad seda, kus oli ka tegelikult nagu elu ja surma küsimus mängus. Ja kus nagu see, ütleme, vaimne maailm ja mõistuslik arusaamine Jumalast nagu põrkusid kokku ja tekkis üks selline konflikt, kus mõistus jäi siis nii-öelda peale. Oli selline juhtum kunagi aastaid tagasi, kus ma olin kodus õhtul ja äkki kogen, kuidas Jumala vaim ütleb mulle, et ma pean minema oma sõbranna juurde kohe praegu ja ütlema talle, et tema läheks oma vanaemat vaatama täna õhtul, kes elas samas linnas, kus me kõik elasime nagu samas linnas sel hetkel. Ja kell oli 10 õhtul kuskil. Lumelörtsis hädas, hästi kole ilm oli ja tal oli 2 väikest last, sellist 3-4 aastast, keda ta just oli nagu magama pannud ja ma ei tea, kas nad olid juba magama jäänud. Nii et see inimene, kellele ma seda ütlesin siis, hakkas mulle ette lugema põhjused, miks ta ei saa minna. Sellepärast, et lapsed jäävad äkki üksi koju, ei tohi jääda lapsed üksi koju, eks ole, et väljas on kole ilm, lumelörtsi saab ja vanaema ei taha nii hilja külalisi, sellepärast, et ta võib-olla magab juba, on ju. Ja kui sa lähed vana inimese juurde nii hilja õhtul külla, eks ole, et see nagu ei sobi, et ma lähen homme hommikul, eks. Ja ma ise mõtlesin, et Jumal ei oleks ju öelnud seda praegu minna, kui oleks aeg oodata hommikuni või see kannataks oodata hommikuni. Järelikult on mingi põhjus, miks tuleb seda praegu kohe teha viivitamatult.
ja siis ma sõitsin tema juurde autoga. Ma ütlesin nii, nüüd teeme nii. Ta ütles jala, ta ei taha minna, tal ei ole autot hetkel, et kole ilm ja tal võtab see aega. Ma ütlesin, nüüd teeme nii. Lapsed on sul üksi, mina tulin lapsehoidjaks. Mina istun su laste juures, ma annan sulle oma auto, näed, võtmed on siin, mine käi ära. Auto sees ajaga lumelörtsi, saad ilusti ära käia ja ülejäänud ise lihtsalt puhas selgitustöö vanemale, miks sa tulid nüüd just öösel on ju. Isegi see, et ma sinna läksin, olin nõus oma auto andma ja lapsi, ta ütles, no kuidas ma lähen ikka õhtul? Ei, ma ei lähe sinna. Ja ta ei läinudki. Ja hommikul oli vanema surnud, nagu arvata võib. Vanemat ei olnud enam, tal ei olnud mitte kunagi võimalust oma vanema rääkida. Aga vanema teades, et see naine on kristlane. Ta on kristlane ja ma arvan, et ta tundis, et ta hakkab lõpp lähenema. Ja ta tahtis nagu kas palvetada või midagi nagu rääkida või noh, me ei tea tegelikult. Ta tahtis võib-olla küsida, kuidas jumalaga asja korda saab näiteks või noh, me ei oska seda öelda, see on spekulatsioon. Aga fakt on see, et väliselt tundub ju kõik loogiline, aga jumalal ei ole loogiga mingit pistmist. Ma olen seda järjest rohkem ja rohkem tundma õppinud. Et kui Jumal midagi ütleb, siis tuleb lihtsalt seda teha, tuleb seda järgida ja see, mis argumendid sul kõik vastu vaidlemiseks on, see absoluutselt ei puutu asjasse. Nii et üleskutse olla täis püha vaimu ja kuidas sa saad seda täis olla, sa lihtsalt võtad selle usu kaudu vastu, sest see on sinule tõotus, see on kõigile tõotus. Mina muidugi kunagi rumalust mõtlesin hoopis teistmoodi. No ma olen üldse natuke pikkade juhtnudega ilmselt. Et mina mõtlesin seda kunagi niimoodi, et püha vaimuga täitumine on nagu privileeg. Et sa pead nagu kuidagi olema siuke igatepidi nagu fancy ja tead kõik asjad on ja siis püha vaim tuleb. Ja mul läks mitmed aastad aega, kui ma sain aru, et tegelikult on täpselt vastupidi. Ma ei saagi mitte kunagi teatud asjadega võita oma elus või korda panna, kui ma ei ole täis püha vaimu, sest tema on see, kes mulle selle jõu annab. Tema on see, kes tegelikult mulle selle jõu annab, et ma suudan olla selline, nagu Jumal tahab, eks ole. Ma ei suuda seda oma jõust. Nii et kui me arvame, et me peame kuidagi nagu, et see on nagu privileeg, eks ole, või nii, see ei ole nii, see on vastupidi, see on su elu ja surma küsimus. Et kui sa ei ole täis, kui sa ei taotle seda, kui sa ei võta iga päev seda vastu, siis ma ütlen ausalt, selle inimese elu lõppes sellel õhtul, kus Jumal tahtis saata veel viimasel hetkel inimesetele kuulutama, eks ole. Meie eriti noorsugu jookseb kõikvõimalikesse kohtadesse õpetust otsima. Peaasi, et oleks põnev ja lahe. Aga mida nad endale sisse söövad tegelikult, see on kohutav. Kui me mõtleme, ma kohe lõpetan, aga kui me mõtleme sedapidi, et kui sa lähed poodi ja tahad tervislikult toituda, siis ma näen, kuidas inimesed tänapäeval eriti, kus on nagu haritus selles asjas kasvanud, uurivad, mis seal pakendi peal on, eks ole, mida ta sisaldab ja nii. Et sa tead, et kui sa sööd nagu mingit jama sisse pidevalt, siis sa jääd haigeks. Võid üldse ära surra. Aga vaimuliku toiduga ei ole see filter üldse nii tugev kahjuks paljudel inimestel. Et tundub, et kui kuskil midagi lahedat on, siis on kindlasti Jumal ja minnakse ja joostakse, aga see vaimne mürk, mis me võime sisse süüa, kui ei ole see lähtunud pühas vaimust, see võib su elu igavikus maksta, eks ole, ühel hetkel. Nii et sellepärast on need teemad hästi vajalikud nagu arutada.